Pole hullemat asja kui tüdinud grupijuht parem, olgu raske, olgu uus, olgu huvitav, aga see on väljakutsuv. Aga kui suur tõenäosus on, et inimesed, kes lähevad esimest korda seda püüdma, et kohe ka tipu kätte saavad? See võib juhtuda. Need, kes on esimest korda, nad ei suuda seal lihtsalt adekvaatselt ronida. Ma olin Kilimanjarol kõige kiirem mees. Selle olukorra peale ei taha mõeldagi. Ma ka mitte. Kõik need, kes mägesid ronivad, need varem või hiljem saavad selle õppetunni, et mägedel on oma plaanid. Tere tulemast True Foresti. Iga saade on kui avatud raamat, mis räägib ühe seiklusliku roo. Meie külalised on tulnud siia, et jagada teiega ausalt ja otsekaheselt oma teekonda. Alates esimesest ideest kuni suurte saavutusteni. Nende lood on täis inspiratsiooni, proovikive ja avastusi, mis on kujundanud nende elu ja karjääri. Meil on sulle üks palve. Kui meie vestlused pakuvad sulle väärtust ja soovid, et selliseid inspireerivaid lugusid sünniks veel, siis meid aitab kõige rohkem just sinu subscribe nupule vajutus. See on tasuta, aga annab meile märku, et meie töö on oluline. Tule ja avasta meie varasemaid episoode ning leia meid ka sotsiaalmeediast. Aitäh, et oled osa teekonnast. Tere tulemast saatesse, Gunnar Karu. Tere! Räägi mulle esimese hooga kohe, et kus matkalt sa parasjagu tuled, sest ma jään sul pilku peal sotsiaalmeedias ja ma näen, et sa ainult mööda maailma ringi käidki. 4 tundi tagasi maandusime Tallinna lennujaamas, saabusime täitsa teiselt kontinendilt Ameerikast ja viimased 2 nädalat oleme siis Ameerika keskosas Utahi osariigis matkaradu nautinud ja alustasime küll plaaniga minna osariigi kõrgema tipu otsa ja seejärel matkaradadele, aga ilmataat näitas meile muidugi kohe kätte, ütles, et ei sõbrad, sinna te kindlalt ei lähe. Ja kuigi Utah on ikkagi soe osariik ja praegu peaks seal olema siuke suve lõpp, sügise algus, siis lumi maha, -kraadid ja matkajatele nii-öelda tutkite mäe otsa lähete. Nii et Utahi osariigi kõrgem tipp Kings Peak jääb järgmiseks korraks ja järgmine kord tuleb ilmselt 2 aasta pärast. Nii et väga head emotsioonidega USA matkalt hetkel siis värskelt kodumaal. Aga kui valusad siuksed hetkel on, sest et ma jällegi näiteks Utah on nii kauge ju retk, nii suur ettevõtmine valmistud selles suhtes nagu, ma ei saa öelda, et pikk aeg, sul on kohe laks uus reis ees, eks ju, aga lihtsalt, et sa ei satu sinna iga päev, et kui valu seljas jätab? Ma arvan, et kui sa lähed kuhugi, kus on nii-öelda mitu eesmärki, et sa ei lähe ainult ühte mäge ronima. Et kui sul on mõned mäed, mõned matkarajad, erinevad asjad plaanis, siis kui sealt midagi ära jääb, midagi nihkub, siis heas mõttes tuleb tavaliselt Murphy natuke appi, et kui midagi jääb ära, tuleb midagi asemele ja teinekord võib-olla nende asemele tulemistega leiadki midagi uut huvitavat, mida sa muidu võib-olla ei oleks üldse avastanudki. Aga selge on see, et kui sa lähed kuuks ajaks ekspeditsioonile, su eesmärk on üks konkreetne tipp, jõuda sinna konkreetsesse tippu, et see ekspeditsioonile ju ei lähe, et naudin siin telgielu ja vaatan, mis saab, et seal on see eesmärk on lihtsalt teistmoodi seatud ja kui sa lähed seda tegema ja nüüd 6 aega hiljem või siis ka 8000 meetriste mägede näitel 2 kuud hiljem mingil põhjusel tipp jääb katki, siis eks need hoobid ole kindlasti vaimule rasked ja eks võib-olla isegi raskem küsimus on see, et kas nüüd nii jääbki või ma lähen sinna tagasi. Et kui ma enda statistikat natuke vaatan ajast tagasi, siis mul on olnud elus ainult 1 aasta, kus ma olen kõikide mägede otsas käinud, mida ma olen plaaninud. Ja iga jumala aasta muidu midagi jääb ikkagi katki. Et kõik need, kes mägesid ronivad, need varem või hiljem saavad selle õppetunni, et mägedel on oma plaanid ja me võime siin plaane teha, aga mitte alati me ei jõua tippu ja eks alguses on see raske, valus, kellel kukub elu päris kokku, aga midagi ei ole teha, et sellega tuleb harjuda, et mäed on nii palju suuremad kui meie. Aga kas Utahasse ma saan aru, et juba on plaan tagasi minna, et sa ütlesid 2 aasta pärast või see on nagu siuke so-so? Ei, see on päris kindel plaan, et kui ma Everesti otsast tulin, siis mu head sõbrad USAs saatsid mulle loodusparkide raamatu, kus siis on 50 parimat USA loodusparki kirjas ja öeldi, et kui sa oled juba pooles maailmas matkanud, maailma kõrgem mäe otsas käinud, siis ole vähemalt nii palju mees, et käi USA loodusparkides ka. Et ma olen sealt endale päris mitmed looduspargid ja rajad üles märkinud ja ma kindlasti tahan sinna tagasi minna, nii et september 2027. See on juba linnukesena kirja pandud, tagasiteed ei ole. Siis ma mõtlengi, et sa vist niisama reis ei teegi. Sul ongi kõik reisid on ainult mägi ronimise või nagu matkamise eesmärgil.
Pigem jah, et ma küll tahaks öelda, et ma vahepeal püüan ka sukelduma jõuda ja vahepeal tahaks suuskadega ka mäest ülesse minna ja alla sõita, aga jah, et niisama naljalt palmi alla puhkama nädalaks küll ei taha minna, et see aktiivne puhkus ja võimalus seda sama palmialust elu või basseini äärest külitamist nautida peale seda, kui sa oled ka korraliku pingutuse teinud, on hoopis magusam ja päris paljud matkad me ikkagi võtame ka neid puhkepäevi, et reaalselt puhkust nautida, kuna me oleme ikkagi oma puhkusajast sinna läinud, aga seda, et tulen tagasi 2 nädalat hiljem Egiptusest, ütlen kõik kinnas hotellis, olen nüüd 2 nädalat puhanud, meel on värske, ma arvan, et seda ei juhtu. Nii et Türgi all inclusive nädal aeg oleks sinu jaoks nagu vangilaager? See oleks vangilaager, kuigi nii mõnegi Türgi kuurorti juures ilmselt mõne matkaraja leiaks ja mäe ka, aga kui peaks seal ühe koha peal paigal istuma, siis nagu öeldakse, error ja suurt moodi error. Aga võib-olla siis, kus sai sinu teekond üldse alguse või kus see matkamise vastu huvi tekkis niimoodi? See kõik tegelikult minu juurde tuli heas mõttes Soomest, et Soomest kunagi, kui saadeti eestlastele siukest abipakette, siis ma sain ootamatult mäesuusad. Okay. Ja ma enne seda olin niuke kirglik väike poiss, kes sõitis murdmaad, aga siis mulle ootamatult tekkisid mäesuusad ja siis ma tegin ka oma esimesed treeneri käe all mäest laskumised, küll mu ma mäletan esimest laskumist ka öeldi, et sõida otse alla ja ma sõitsin otse alla, sõitsin otse prügimäele värvipotiga püksid ja nii-öelda jope puruks, et see oli mu esimene sõit, aga sealt mul tekkis nagu esimene siuke kuidagi armastus mägede vastu ja peale seda siis käisin ära oma koolitee, jõudsin juba otsaga ka ülikooli ja avastasin siis reklaami, et tulge suvel Austriasse suusatama muu hulgas ja sinna ma läksin, sattusin siis Austriasse mõttega, et teeks suusapäevi. Ma olin siis ka tol ajal siuke tubli ekstreemsportlane, võtsin oma downhilli ratta kaasa, mõtlesin, et nii-öelda kihutan rattaga, natuke rulluiskudega, puhkan ka ja seal siis olid kõik ülejäänud, olid siis täitsa vastandid, ei mingit väga suusatamist, ei mingeid rulluiske, ei mingit rattaga kihutamist, matkame. Ja ma mäletan, kuidas ma 50 inimesele siis bussis pidasin loengu, kui nõmedad te olete, et miks te lähete seljakotiga mäkke, come on, tõstubki üles, adrenaliinilaks ja alla on. Ja siis mind kutsuti ikkagi proovimatkale ka, mäletan oma esimesi värinaid 2 meetri laiusel mägiteel, kui oli ikkagi alla ka vaadata, siis ma olin väga väike poiss seina ääres ja kartsin päris usinalt kõrgust, aga sealt tuli esimene pisik kallale ja juba järgmised mäed ja aasta hiljem sattusin ootamatult ka grupijuhi rolli juba, nii et juba aasta hiljem, et kõik ülejäänud mehed olid ootamatult haigeks jäänud ja kuna neile tundus, et neil oli matkal kaasas mees, kes justkui rahvaga suhtles ja sai hästi läbi ja kellele nii-öelda värskes õhus olemine ja kõik see meeldis ja nägu säras, et tast äkki on asja, et ega neil väga palju valikuid muidugi ei olnud ka. Okay. Aga jah, sealt mul see matkamine algas ja vaatamata sellele, et mu esimesed mäed olid suhteliselt tagasihoidlikud, kõigepealt siuke pisikene Austria mägi, siis käisin Austria kõrgemas tipus, 3. mägi oli Mont Blanc ja 5. Kilimanjaro, nii et peaaegu 6000 peale ma jõudsin väga kiiresti, aga see oli ka siuke algus, mida ma kellegile kindlasti ei soovita, et ma näitena mäletan Kilimanjaro ööd, kui tund aega enne aastavahetust astusid telgist välja, vaatad Saksa grupp, kõik suurtes sulejopedes, paksud sulekindad, korralikud mäesaapad, ise oled fliisi ja õhukse kilejopega ja sa pole kuulnudki, ma polnud reaalselt kuulnudki, et sulejope on olemas. Nii sa oled hea vend, sa lased teistel oma vilju maitsta, sest mitte me jõuame sellest rohkem rääkida, aga lihtsalt kui meie käisin matkal, siis ma ju sain samasuguse üllatuse omaseks enam-vähem. Et neid asju juhtub ja eks need on võib-olla need hetked, mis ka tegelikult meelde jäävad ja ma võin öelda, et ma olin Kilimanjarol kõige kiirem mees, sellepärast, et mul oli pagana külm ülesiminek. Kuidagi võiks sooja saama. Aga saad ka siukse matkareisi korraldaja, ettevõtte omanik siis kui ka või kaasasotaja nagu Nipernaadi? Täpselt nii. Kuidas see alguses sai ja kuidas teil läheb sellega?
Nipernaadi sai alguse tegelikult juba 90-ndatel, isegi pisut enne seda ja siis olid Eestis 3 meest, Kalle, Eldur ja Urmas, kes siis olid natuke kimpus sellega, et tahaks matkata, aga pole justkui kellegiga minna ja pole kuhugi minna ja nemad siis mõtlesid, et Nipernaadi on siukene hea eestikeelne nimi, mis võiks igale eestlasele anda nagu mõtte, et mis see siis on, et läheks siis mööda maailma rändama, avastaks erinevaid radu, et see võiks olla natukene nagu seiklus ka, et see ei tohiks olla siuke kõik ette taha ära mõeldud, tehtud, plaanitud, paberile kirja pandud, et see peaks olema ka natuke seiklus, erinevad kohad, natuke matkame, natuke ronime mägesid, kui jääb teele jalgratas või kajak, siis sellest ka ära ei ütle, et need põhimõtted on kõik seni alles jäänud ja ametlikult siis Nipernaadi loodi peaaegu 25 aastat tagasi, ehk siis sina selle loomise mina loomise juures veel ei olnud okay. Ja järgmisel aastal siis on meil ka 25 juubel tulemas, nii et täna võib öelda peaaegu 25 aastat, aga kui mina sinna tulin, siis oli see juba nii-öelda mõned aastad töötanud, olid siuksed juriidilised kehad loodud, toimetati, mõeldi ja täna on ta siis jõudsalt arenenud ja kui mina alguses olin tubli osaleja, siis minust ühel hetkel sai justkui teine grupijuht, et ma siis tublimate grupijuhtidel käisin, aitasin gruppi ohjata, olin viimane mees rivis, siis sellest olen ma siis tänaseks kasvanud ise grupijuhiks ja midagi ei ole teha, et aastas üle 200 päeva tuleb siis olla matkarajal Eestist eemal mõne mäe otsas, et paraku see matkamine ja mägede ronimine juba on selline, et kui sa ühe käe annad, võetakse teine käsi ja 2 jalga järgigi veel ja kui sul vähegi riigitööd ei tee ja puhkusepäevi on rohkem kui 28, siis sinna nad kuluvad. Aga kas praeguseks on nii, et kõik, need siis, kui sa käid grupiga, kas sa käid nagu iseseisvalt ka täitsa niimoodi, et üksi või oma mingisuguse teise grupijuhiga, et kus sa siis finantseerid seda reisi ise või see kõik on ikkagi niimoodi, et kogute grupi kokku, seal tulevad grupi maksed, eks ju kõigil, siis te lähete selle reisi peale, siis nemad maksavad ka selle reisi. Meil on selles mõttes, et miks üleüldse võib-olla ma olen nii kaua vastu pidanud, on ka see, et ma üritan nagu hästi erinevaid asju teha, et üritan matkata, üritan ronida kõrgemal, madalamal, tehnilist, vähem tehnilist, soojas, külmas, suves, talves, sügises, kevades, erinevatel kontinendid, nii edasi. Ja sellest ka oluline osa on see, et sa mingid hetked võib-olla teed grupijuhina, mingitel hetkedel oled võib-olla paari sõbraga, mingi hetk mõne tuttava giidiga, mõni hetk täiesti üksi, et mida mitmekesisem see maailm on, seda erinevamalt sa seda näed, seda erinevamalt sa neid asju koged ja seda huvitavam on see ka sinule endale. Et pole hullemat asja kui tüdinud grupijuht, kes juba, ma ei tea, 12. korda teeb sama matkarada ja ta teab kõike, ta teab igast kivist, ta teab igat asja, aga see säde on silmis kustunud ja ma enda jaoks olen ka kuidagi välja mõelnud, et parem olgu raske, olgu uus, olgu huvitav, võib-olla keerukam organiseerida, läbi viia, rada leida, kõik see, aga see on väljakutsuv ja see hoiab vaimu erksana ja tegelikult see võib-olla see kogemus ka, mille sa saad, on palju ehedam ja ma hindan ka neid giide, kes on käinud võib-olla 600 korda Kilimanjaro otsas, aga nad ei tea, millised on nende enda riigi teised mäed, et ka neid on palju ja nende üle mul on tegelikult suhteliselt kurb meel, kuigi seda pingutust tuleb hinnata, et proovis ise 600 korda ühe mäe otsas käia. Kaunis ükskülgne ja natuke igav tundub muidugi. Aga mitmes tipus sa üldse võib-olla käinud kokku oled? Ma saan aru, et see ei ole küll su eraldi eesmärk, aga lihtsalt, et mingi konteksti luua. See ei ole eraldi eesmärk ja tänaseks siis viimane 8000-line, kus ma käisin Manaslu mäetipp, siis 8163 meetrit oli 610. 610? Ja, sinna on täna mõned juurde tulnud ja see aasta tuleb veel mõned juurde, nii et ütleme nii, et 1000 veel ei paista
ja see võib-olla Eesti mõistes on nagu üüratu suur number, aga kui seda nagu panna näiteks Alpidesse, siis Alpide giidid, kes ronivad võib-olla 250 päeva aastas, noh, see on nende jaoks võib-olla 1,5–2 aastat, aga noh, nemad ronivad ka enamus Alpides, et sul ei ole seal pikk ekspeditsioon Lõuna-Ameerikasse, 2 kuud istusin seal mäe peal, et sul neid asju võib-olla ei ole, et need on need, mis tegelikult aega raiskavad ja midagi ei ole teha, et ma ei ole kindlasti ka nii-öelda professionaalne ronija, et pangakontodel on kuhjad peal ja sponsorid ja partnerid ütlevad, palume nüüd seda mäge ja palun nüüd vii Oskar sinna mäele ja no, et sul siukest elu ikkagi ei ole, et kõik need tipud tuleb ikkagi heas mõttes välja teenida ja loomulikult need ei ole kõik ka väga rasked tipud, et seal on lihtsamaid, kergemaid, aga selgelt ei ole sinna ka 35 korda kirjutatud suur munamägi. Aga kas sa Tallinna kõrgema maismaa tipu peal oled käinud ja kas sa tead, mis see on? Ma ei tea ja sellest mul tekib kerge kahtlus, et ma seal ei ole käinud, kuigi ma olen täiesti imelikke mäekesi, siis kui nii tohib öelda, ka Eestis roninud mingit maakondade kõrgemaid tippe, kõrgustike kõrgemaid tippe. Eesti... Tallinna kõrgemat ei oska pakkuda? Jään vastuse võlgu, aga ma kahtlustan, et kui sa seda ütled, siis mul tekib tunne, et ma olen sealt täpselt mööda sõitnud. Sest et ma nüüd pead panti ei pane, sest et ma ei plaaninud see küsimust ette küsida, aga minu arust see peaks olema Pääsküla Prügimägi. Seal ma olen käinud, küll mitte seal üleval, aga ma olen kunagi käinud seal matkagrupiga, me nimetasime seda hellitavalt 5 elamusretkeks, et sul oli nii-öelda ka tavaliselt meil nagu lõhna ja muid siuksi visuaalelamusi on vähevõitu, aga seal olid ka lõhnad kergelt tuulega nii-öelda viskas ja pritsis ka veel, et seal olid nagu täis 5 elamus oli. Ma olen seal lähedal käinud, aga tõepoolest, kui sa ütled, et see on kõige kõrgem punkt, siis seal tipus ei ole käinud ja ma kahtlustan, et sinna ei pruugi jõuda ka. Just tahtsin öelda, et see mingi tipp veel valutamata siis. Tuleb võtta eesmärgiks. Aga mis võib-olla siuksed mõni siuke eredam mälestus, noh, ma saan aru, et sul on 610 või 600 pluss kogemuse peal on neid kindlasti meeletult palju, aga mingisugune eredam mälestus, jah, nagu praegu jätame see Monteveresti veel kõrval, sellest selle juurde ma tahaks eraldi ka tulla, aga mida sa tahaksid esile tõsta, mis on sinu jaoks kõige suurem siuke emotsiooni tekitaja olnud, mingi konkreetne hetk konkreetsel mägimatkal? Võib-olla on ka ütleme üks nagu mõte, mida võib-olla paljud ronijad järgivad, et kõigepealt tahaks võib-olla 2000 peal käia, on ju, siis 3 peal, 4 peal, noh, mõnedel muidugi see jääb kohe vahele ka, on ju, 2-3, see on juba kadunud, on ju, alustame 4, on ju. Ise näiteks panin 5 peale. Ja, aga ma mäletan nagu hästi selgelt seda, et sa mingil hetkel, kui sa hakkad nagu 5 vaatama ja 6 vaatama, et sa natuke tuled sellest taustasüsteemist, et noh, võib-olla 3 ja 4 vahe nagu ei ole väga suur, on ju, 4-5 vahe on juba suurem ja sa nagu võib-olla väga veel ei taju, kuidas see järgmine 1000 tuleb ja noh, see midagi ei ole teha, et see kurv on siuke nagu suhteliselt järsult tõusev, et see iga järgmine 1000 on ikka kulla hinnaga seal otsas ja läheb järjest raskemaks, et ma mäletan neid mõtteid enda peas, et kus ma olen mõelnud, et nagu kuidas see järgmine 1000 nüüd nagu kujuneb, et see isegi ei ole võib-olla nagu niivõrd konkreetne mägi, aga just see mõte, et see on võib-olla ka see, mida tõesti nagu teised mägironijad võib-olla suudavad nagu endas kuidagi leida, et see järgmise 1000-ni jõudmine on nagu mingi siuke nagu tõsine nagu proovikivi ja see nagu võib-olla tundub ka nagu hästi suure nagu saavutusena, et nüüd ma olen seal järgmises 1000, on ju. Mis sa ütleks näiteks, et ütleme siis, ärme 7 ja 8 võtame, et 6000 ja 7000 vahe, kas see on võrdne sama, mis ma ei tea, 2000 ja 5000 vahe näiteks, noh, nagu tunnetuslikult? Tunnetuslikult võib-olla jaa, kuigi see võib-olla on isegi veel nagu raskem, et midagi ei ole teha, et see nagu läheb raskemaks ja no ma ütlen, kui sinna veel nagu see tehniline nii-öelda vaatenurk juurde panna, siis ütleme, kõik, mis on üleval pool 5 on tehniline, need on ikkagi nagu väga keerulised tõusud, et kui sa nagu kujutad ette, et sulle öeldakse lihtsalt pelgalt, ma olen 6000 peal käinud, siis noh,
midagi ei ole teha, et Lõuna-Ameerikas kõige kõrgem tee viib 5800 meetri peale ja sealt 6 peale on hellitavalt tunnikene ja sa oled 6000 peal. Versus see, et sa võib-olla pead olema 2 nädalat lumes, tegema rada, vedama kelku, kõike seda tegema üksi, et need mäed võivad olla hästi erinevad, aga selge on see, et see uute 1000-sse jõudmine on, ma arvan, igale alpinismi huvilisele nagu mingi hetk, mis talle ikkagi lõpuni välja meelde jääb ja et noh, ei ole ma mitte lihtsalt tipus, vaid ma olen uue 1000 mees, nagu öeldakse. Aga kuidas sa otsustad, millise matka sa üldse järgmisena ette võtad ja jah, et... Ma olen endale teinud siis heas mõttes natuke märkmeid, et mul on siuke väike list ees, mida ma siis piilun. Järgmise 2 aastat on kindlad, ma saan aru enam. Järgmise 2 aastaga pigem on seal järgmise 10 aasta materjal. Okay. Et selles mõttes, et kust need asjad üldse tulevad, et kui sa mägedest ja matkaradadest väga midagi ei tea, siis sulle keegi võib rääkida, sa ei saa sellest aru. See on sinu jaoks hiina keel, noogutad, võib-olla vaatad mõnda pilti, võib-olla kuhugi ajusagarasse jääb, et mulle on kunagi siukest pilti näidatud, aga kui sa oled rohkem käinud, rohkem roninud, sul on geograafiast on oluliselt parem aimdus tekkinud, sa saad palju rohkem aru, sa saad inimesega dialoogi pidada. Ja kui tema ütleb sulle, et ma olen siukses kohas käinud, mulle väga meeldis, siis sa kuidagi tajud, kas see võiks sulle meeldida, võiks mitte meeldida, kerge, raske, paha, halb, tahan, ei taha minna. Ja tegelikult mida rohkem sa ronid, seda hullemini see nimekiri pikeneb. Et ma mäletan, ma kunagi varem võib-olla tegin aastas mõne üksiku märkme sinna, siis täna ma teen neid märkmeid nagu väga palju ja tegelikult tõmban asju ka maha. Et ei jõua igale poole. Ei jõua igale poole, kindlasti ei jõua ja mingites kohtades sa saad aru, et see võib olla mulle 10 aastat tagasi oleks midagi pakkunud. Täna mingil põhjusel kas ta ei paku või on mingid muud põhjused, igal juhul ta sinna nimekirja ei satu, aga mida rohkem sa ronid, seda rohkem sa märkmeid teed. Ja sealt siis ma üritangi valida nii-öelda endale ja ka enda matkakaaslastele ja ronimissõpradele erinevaid asju ja samamoodi üritan jälgida seda, et see aasta ei oleks siis ainult, ma ei tea, Euroopa Alpid, vaid et see oleks erinevatest maailma nurkadest erinevaid asju, lihtsamaid, kergemaid, kõrgemaid, madalamaid, et heas mõttes kõik need sõbrad, kes sul on, et neil oleks ka põhjust ikkagi ennast diivanilt püsti lükata ja suga koos rajale tulla, et lõpuks on see eesmärk ja kui Nipernaadi eesmärki ka natuke vaadata, siis ikkagi mööda maailma ringi rännata, avastada uusi asju ja nii ta vaikselt läheb. Mis su võib-olla isiklikud, ma ei tea, 3 eesmärki, mis mägironiga seoses praegu veel nagu siuke top listis on? Ma tahaks... Mul on lihtsalt Mount Everest otsa on käidud, et mõtlengi, et mis siuke mees edasi mõtleb, mis järgmised 3 eesmärki on? Mu käest on, ma enne vastan ühe küsimuse veel ära. Et mu käest on küsitud, et sa nüüd käisid Everesti otsas ära, et nüüd on nagu kõige kõrgem on tehtud, nüüd on nagu mägironimisega kõik, et nüüd hakkad nagu selleks palmi all käijaks meheks, on ju. Et ma ütlesin, et ei, see kindlasti nii ei ole, et see on nagu üks verstapost, see on kindlasti oluline, aga see ei ole kindlasti minu nagu top unistus, mille nimel ma nagu elan, töötan, suren 24 tundi ööpäevas hingan, et see oli väga oluline mägi, aga mitte nagu elu eesmärk, et endiselt on väga paljud mäed, kuhu ma tahaksin minna, paljud matkarajad, kuhu ma tahaks minna, aga et kui võib-olla nagu konkreetsematest eesmärkidest rääkida, siis ma tahaks ära lõpetada 7 kontinendi kõrgemad tipud ja vulkaanid. Et seal nimekirjas on Antarktikas käimata veel ja käimata on mitte sellepärast, et Antarktikas külm oleks, aga sellepärast, et see on üks paganama kallis ekspeditsioon. Ja eelmine aasta siis, kuna hinnad maailmas tõusevad, siis ka seal hinnad tõusid ja kui ma kirjutasin, et kuidas meil nüüd uue hooaja hinnad kujunemas on, lootuses, et äkki neil on ka tekkinud tunne, et võib-olla oleks mõnda ronijat juurde vaja, et äkki saab väikse allahindlus, äkki tekib mõtteid. See öeldi, et ega meil on hind, see oli väga lakooniline lühik email, et meil on hind natuke tõusnud ainult 10%, et nüüd maksab 100 000 ja asemel 110 000. Et lihtsalt see ekspeditsiooni maksumus on nagu nii toores, et kui sa pead nagu aasta otsa ronima, matkama, erinevaid asju tegema, siis kusagilt nagu 100 000 eurot veel lauale panna on nagu üliraske.
et see on see põhjus, miks see projekt seisab, aga see ei ole olnud ka mul kunagi siukene projekt, et paljud, kes seda projekti teevadki näiteks seda aasta või 2, et sa võtadki selle ette, teengi selle ära, muud ma ei roni, mujal ma ei matka, muu mind ei huvita, teen selle ära ja sellega mu kogu nii-öelda mägede ooper lõpebki. Et mul on ta nagu pigem nagu kaasa tiksunud ja ma tahaks ta ära lõpetada, aga kas ma lõpetan ta see aasta, järgmine aasta, ülejärgmine aasta, et see ei ole nagu otseselt eesmärk ja võib-olla täna nagu natuke isegi tõsisem eesmärk on siis maailma 3 kõrgema tipu otsas ära käia. Mis sul puudu on? Puudu, esimene on käidud, teine ja 3 on puudu. Okay. Ja kevadel ma lähen siis 3. tipule, Kanchenjunga tipule ja olen endaga siis kokkuleppe teinud selliselt, et kui Kanchenjunga saab ronitud, kõik läheb ilusti, tunne on selline, et ma sellega hakkama saan ja nii-öelda muresid, tõrkeid, kogemuste puudust ei ole, siis tahaks ülejärgmisel aastal minna K2 proovima ja kui need on tehtud, siis oleks 3 kõrgemat ronitud, et see on nagu võib-olla siuke viimase aja võib-olla natuke nagu aktuaalsem eesmärk, aga kuna neid nii-öelda nimekirju liste on nagu nii palju erinevaid, siis igasuguseid väiksemaid eesmärke on ka nii ja naasuguseid ja võib-olla üks lähimaja eesmärkidest, mis loodetavasti saab täidetud, mille peale on kulunud ainult 11 aastat, on siis Ecuadori 10 kõrgemat tippu. Okay. Et see on samasugune projekt olnud, et see ei olnud mitte nii, et võtan selle ette, tegelikult seda võiks ka teha nii, et ma lähen kuuks ajaks Ecuadori, ronin nad kõik ära, tehtud, tulen ära. Et ma olen koos nüüd viimase tulevase korraga olen 4 korda käinud Ecuadoris, erinevaid mägesid proovinud, roninud, paljusid mitu korda teinud, lisaks väiksemaid mägesid teinud, et see kõik on nüüd jõudnud selleni, et 2 mäge veel ära ronida, siis on 10 tükki tehtud, et see on võib-olla siuke järgmise novembrikuu siuke väike eesmärk, et need eesmärgid on siuksed, ma ütleks, vahelduvad, neid on väga erinevad, väga erineva kaaluga, aga kõik need eesmärgid ikkagi päeva lõpuks sunnivad nii-öelda liigutama, treenima, püüdlema mingis asja suunas, et kui siuksed motivaatorid eesmärgid ära võtta, siis minul läheb kindlasti nagu hästi keeruliseks võib-olla endale ka põhjendada, et miks ma pean kell 3 öösel tõusma, miks mul peab 2 nädalat külm olema ja nii edasi, aga kõik need eesmärgid, on nad siis suuremad, väiksemad, madalamad, kõrgemad, need sunnivad ikkagi pingutama ja nii-öelda kuhugi suunas liikuma. See on nagu igas mujal valdkonnas, et kui on mingi see suur eesmärk, et jagada endale väikesteks, eks ju, lihtsalt sul on neid suuri eesmärke ja paralleelselt jooksvaid väikseid eesmärke nagu nii nagu mitu korraga, et see on selles lahe ja ma täitsa näen, et tänu sellele seal valdkonnas sul igav kuidagi muud ei hakka. Et see annab ka võib-olla vaata seda sama vaheldusrikkust, et ja sa ei hakkagi võib-olla nagu igal asjal on võib-olla natukene ka oma aeg, et kui sa oled võib-olla 6 aega järjest kas või selles samas Ecuadoris, sul hakkab poole pealt juba igav, on ju. Aga 11 aastat hiljem ma lähen 4. kord, ma tunnen endiselt, et jube äge on, jube põnev, tahaks minna, uued mäed, uued trikid. Üks nendest mägedest olen korra proovinud, ei saanud tippu. Hommikul läksime vara, üritasime mäele minna, looduspargi vaht ütleb, ei, looduspark on kinni, aga rada on avatud, jäljed lähevad nagu, olud on ülihead, et pealamp on, pime on nagu, et nagu vai on ju. Oli raha küsimus siis või? Ei, küsimus oli lihtsalt selles, et kuskil oli tekkinud uus looduspargi seadus, et enne 7 ei saa. Ja siis, ühesõnaga, siis me ootasime, läksime alla, siis me jäime hilja peale, siis me läksime ülikiirelt tõusule, me tegime tõusu 850 meetrit tunnis, 2 tundi järjest, tõusime siis 1700 meetrit 2 tunniga. No hea sats pidi koos olema. 2 kummikutes, märjal rajal ja siis lõpuks läks ilm ka ära, kuna me jõudsime pärast lõunal, kus oli teada, et ilm läheb ära, et me lootsime, me jõuame äkki, enne kui pilved kogunevad, jõuame ära käidud, aga see asi läks mokka ja nüüd tuleb uuesti minna, et teeme nüüd natuke pikemalt, et ei hakka 3 tunni graafikus minema. Aga kui võtta ongi näiteks Monte Everest või K2 või mis iganes sellised kõrgemad tipud, siis ma saan aru, et see ei ole selline, et kus sa esitad oma soovilo, et ma lähen nüüd oma sõbra Peetri ja Mardiga, et sa tegelikult nagu natuke nagu satud kokku mingite inimestega, keda sa võib-olla ei teagi,
lihtsalt kes samal hetkel, sama võimalus, eks ju, ja kes on see sama nagu retke läbi nagu viimas, et kuidas võib-olla praegu siis Mount Everesti näitel, et kuidas sul seal oli nende inimestega, et sa tegelikult ju võõraste inimestega, sa saad kohe nüüd rääkida sellest, et võimegi juba sinna jõuda, kusjuures Gunnaril on ka tehtud niisugune videoblogi, siis on YouTube'is üleval, kus on siis näha kogu see Mount Everesti retk, see on salvestatud sinna, väga lahe vaatamine, circa vist tunnika, et soovitan kõigil asjahuvilistel nagu üle vaadata. Aga et kuidas see kõik nagu mõjutas sind, et saad päeva lõpuks suvaliste inimestega ikkagi niisugust nagu nii riskantset asja tegemas? Et kõik need nagu inimesed, kellega seal kohtud, et su lootus on, et nad on sama maailmavaatega, äkki ka natukene sinu sarnased, kuigi nad on võib-olla väga maailma erinevatest nurkadest, aga midagi ei ole teha, et nendega ikkagi nagu hoobilt nagu olla hea sõber, teha asju ühtemoodi, et see pigem on erand kui reegel. Selge on see, et sa nii-öelda õpid kuidagi seal süsteemis või uues kärgperes elama, hakkama saama, aga ütleme siukest nagu väga head ühtset liikumist on suhteliselt keeruline leida. Et võib-olla võrdluseks, kui me nüüd Manaslut ronisime, siis mul oli 2 kaasast Eestis kaasas ja nendega ma olen enne matkand roninud, tean neid pikki aastaid, tead, mis silmavaade nad on, tead, millise õlle nad poest valivad, on ju, et sul on nendega hoopis nagu teine tunne ronida. Ja see nagu võib-olla annab sulle ka natukene nagu juurde siukest, ma ei teagi, siukest nagu vaimule ka siukest nagu rahulikkust, et sa tead, sa oled rahulikum, et sa ei pea nagu väga palju leiutama, et mägede puhul on hästi oluline see, et see kõik see, mis nagu toimub, et sa seda võimalikult palju nagu teaksid ette, aimaksid ette, sul oleks nagu oskus, kogemus olemas, et sa oleksid nii-öelda mõttelt ja sa rahulik. tegelikult ju ei tea teiste teadmisi või nagu oskusi ei tea, absoluutselt, ja sa ei tea ka lõpuks, kuidas nad kuskil kõrgemal käituvad ja nii edasi. Et kui sul on nagu oma tiim, siis nendega on igal juhul palju parem ronida. Et me oleme ka kas või viimane Aconcagua käik, et seal oli nagu meil puhas Eesti tuumik ja seal oli paar ameeriklast juures ja neil see asi ikka üldse ei edenenud. Meie olime samas nagu väga tugev tiim. Et nagu omade tuttavate sõpradega on kindlasti oluliselt parem ronida ja järgmised need samad 2-8 mäge, siis ma tahaks ka ronida samade nii-öelda ekspeditsioonijuhtidega, samade sherpadega, keda ma tean juba, et natukenegi seda tekiks. Aga tulles nagu Everesti juurde tagasi, siis Everesti puhul mul tegelikult väga vedas, et kui paljud ronivad neid 8000-lisi hästi individuaalselt. Et sul võib olla ekspeditsioon, kus on 50 liiget, 30 liiget, hiinlaste näitel ka 150 liiget, siis Everesti reeglid näevad ette, et igal ühel on siis ka oma sherpa, kes liigub sinuga koos, toimetad koos ja paljud need inimesed liiguvadki nii-öelda 1+1, 2 kesi, sul on sinu sherpa, kelle kandu sa vaatad või siis vastupidi, kes sinu kandu vahib, et sa oledki nagu paar, üks ühele. Võib-olla just teavad, et kui keegi on nii kauge, et ei tea lihtsalt, et kes või mis on sherpa, siis sa võid korraks visata seda ka. Et kõik, kes arvavad, et sherpa on mingisugune Nepali tubli vend, kes on sündinud kõrgel ja kellele meeldib asju tassida, siis need natuke eksivad. Et sherpa on heas mõttes meie jaoks nagu mulk või setu, et sündinud siis mingisuguses konkreetses piirkonnas ja Nepali mõistes on siis kõige tuntum koht, kus siis sherpade sünnipaigad on siiski Everesti org ja seal need külad, kus nad on pärit, on siis tavaliselt 4500, et lapsena mängisin 5000 peal on nende lapsepõlv ja see on siis nii-öelda samamoodi nagu setud, on see siis siukene, võiks öelda hõim, kui nii tohib öelda, aga sherpa, mida siis eesti keeldega tõlgitakse natuke kui mingisugune kandja või vend, kes sul Nepaalis pakki tassib, et see kindlasti ei ole niimoodi, et väga erinevatest rahvustest inimesed võivad siis, või siis nii-öelda etnised grupid, kes neid siis võivad su asju tassida, aga jah, tulles siis sherpade juurest tagasi sinna ekspeditsiooni juurde, et kui väga paljud siis kõnnivadki nii-öelda 1 ühele või 2 kaupa, siis meil oli Everestil
ikkagi grupp, kes suutis tegutseda grupina, vaatamata sellele, et me olime nagu hästi erinevad. Et võib-olla sarnane näide mul oli ka, kui ma ronisin Denalit, et meil olin siis mina Eestist, oli härra siis Lõuna-Aafrika Vabariigist, Iirimaalt ja ülejäänud olid ameeriklased. Ja kui ameeriklane oli tulnud nagu natuke nagu puhkusereisile kodu lähedale, eks ole, üks osariigi kõrgem tipp, tühja sellest, et ta Denali on, siis reaalsus oli see, et välismaa meestel vaim pidas väga hästi, sest me olime tulnud kaugelt, kohalikke mehi me kaotasime heas mõttes igas laagris ühe. Kellel oli üks tervisehäda, kellel oli nii-öelda lihtsalt sai vaimutugevus otsa, kes lihtsalt väsis ära, eks ole. Et lõpuks olid kõik kaugelt tulijad tipus ja kõik kohalikud mehed olid nagu kadunud, et teinekord see tuumik võib tekkida ka hoopis mingisuguse teise nurga alt, aga Everesti tuumik meil kuidagi tekkis, me olime väga erinevad inimesed, aga see tuumik kuidagi nagu tekkis ja osad justkui ei jõudnud ja nad ei olnudki väga plaaninud jõuda, aga need, kes olid ikkagi korralikumalt ettevalmistunud, siis nemad mingil väga kummalisel põhjusel suutsid ühte jalga käia ja me nagu tõesti käitusime ekspeditsioonina ja siukse grupina. Aga kui suur tõenäosus on, et inimesed, kes lähevad esimest korda seda püüdma, et kohe ka tipu kätte saavad Mount Everestil? See võib juhtuda. Teil juhtus? Meil juhtus väga ilus ilmaga, tund aega tipus, hea on olla, süüa on, juua on, pea ei valuta, apnik on, päike paistab, kindaid ei pea kätte panema, nagu null muret, null pinget. Tund aega veel olla seal. Kui paljud on seal võib-olla keskmine aeg öeldakse on alla 5 minuti. Et meil väga vedas ilmaga aga ma ütleks niimoodi, et me võtsime ka natuke suurema riski, et me läksime rohkem hooaja lõpu poole. Me lasime kõik need suured rongid, nii-öelda rahvamassid Selveri järjekorrad eest ära minna, et need on nüüd õudsemad asjad, mida ma üleüldse olen kogenud ja nendesse ma kuidagi minna ei taha. Manaslul korra käisin, aga sinna minna ei taha, et kõik need, kes võib-olla näevad neid Everesti kurikuulsaid pilte, kus on siuke värvikirja, poe järjekord seisab, oodatakse midagi, et see kõik tegelikult tuleb sellest, et need, kes on esimest korda, nad ei suuda seal lihtsalt adekvaatselt ronida ja nende ronimiskiirus on nii-öelda, et teod lähevad mõlemalt poolt mööda, eks ole, et see võib juhtuda, sa võid hakkama saada, seda tehakse tulevikus ka, hiinlased näevad esimest korda elus kasse, mõni näeb tõenäoliselt esimest korda elus lund ka, et seda kõike juhtub ja sa võid sellega hakkama saada, kui palju sa seda naudid, kui palju sa seda üldse võib-olla mäletad ja kas sa üldse aru saad, millise riski sa nagu päriselt võtad, et ega sellega tuleb hakata tegelema siis, kui hakkavad juhtuma mingid jamad, ilm läheb keerulisemaks, tuuled, tuisud, tormid, midagi lendab ära, midagi kaob ära, eks ole, et kui sa oled heas mõttes siukene koer rihma otsas, et sulle kõik asjad ette ära tehakse, pannakse kassid kinni, tõstetakse karabiini edasi, kogemata võib-olla jõuad kõndida ka, et kas see on see, mida sa tahad või sa tahad sinna minna päriselt niimoodi, et sa adekvaatselt saad aru, mida sa teed, ise planeerid, ise mõtled ja ise lõpuks teed ka, et need on nagu kaks hästi nagu erinevat kogemust. Kui pikk see ekspeditsioon kokku oli? Ekspeditsioon oli kokku 2 kuud ja kui see nagu hästi jämedalt jagada 2, siis 30 päeva sa ronid, matkad, nii-öelda vahetad laagreid ja 30 päeva sa istud siis kas kuskil telgis, kuskil laagris, kuskil teemajas. Ootad ilma, puhkad, aklimatiseerud, et minu jaoks oli raske mitte see 30 päeva, kus ma aktiivne olin, vaid see 30 päeva, kus ma nagu puhkasin. Ja sellepärast ma ütlen, enne ütlesin, kui me veel ei filmid ka, et miks see Kaspek ühisreis meil oli nagu mentaalselt suur väljakutse. Ma tulen selle juurde pärast tagasi, aga see lihtsalt see baaslaagris ootamine, passimine, see on siuke huvitav aeg. Aga võib-olla veel, et mis kõige raskem oli selle Mount Everesti juures? Üks mingi siuke kõige raskem asi? Võib-olla see kõige raskem on ikkagi see, et me lükkasime selle nii-öelda otsuse sellesse, et me läheme peale neid rongkäike. Et kõik
kui see, kes on esimest korda mäes, kui temale antakse võimalus üldse minna tippu proovima, siis kõik ekspeditsioonijuhid üritavad selle panna parimale võimalikule ajale. Et kui sa tegeled selle venna aklimati oskuste jõudmise ja kõige muuga, et siis vähemalt ilm oleks ka sealt sinu poolt. Aga me otsustasime, et me võtame selle riski, et äkki me ei saa tippu, aga sinna rongkäiku me ei lähe. Ja sa istud nagu seesama 4. päev laagris, osad on juba otsaga tippu jõudnud, sina istud veel baaslaagris, eks ole. Ja käib ikkagi jutt, et ei tea nüüd, kas homme läheme, ei lähe, mis see ilm nüüd teeb, eks ole. Et see on siukene praadimine ja sul hakkab nagu tahes tahtmata see tunne, et aga kui nüüd ongi see plaan B, et me nagu ei saagi, võib-olla ei saagi tippu proovima üldse minna. Et seda võib ka juhtuda. Ja kas või tänase päeva näitel praegu on, viimastel päevadel on Nepaalis väga palju uut lund tulnud ja tuleb veel ja praegu on nagu väga tippoaeg, kui ronida ja Everesti org on nagu võib-olla mitte top-org, mis lund saab, aga üks nagu nendest, kus tuleb palju lund ja no ei tule lihtne see ooper seal. Kas sa tahad kunagi veel minna Mount Everesti otsa? Ma ütleks niimoodi, et kui mul on võimalus minna, ehk et kui sa ütleksid mulle, et tuusik on laual, kas kevadel lähme, ma ütleks, et jaa, pakime. Aga kuniks nagu siin lauanurgal midagi ei ole, siis ma ütleks, et ma tahaks võib-olla ennem kas või selle sama Antarktika ära teha. Aga kindlasti oli Everest selline mägi, et ma heal meelel läheksin sinna tagasi. Ja ma tahaks öelda, et ma soovitaks kõigil Everestil ka minna, aga see oleks nagu natukene siuke nagu paha soovitus võib-olla. Aga kindlasti mulle see väga meeldis ja ma lähen sinna tagasi väga suure naeratusega ja ma loodan, et kui ma sinna uuesti lähen, et ma lähen sinna juba siis mitte üksi enam, aga ka nii-öelda tublide kaasvõitlejatega Eestist, et ma tahaks loota, et selline hetk ka kokku nii-öelda sobitub kõikide muude plaanidega ja kui sa tahad teada, mis seal listis on, siis seal kuskil see on veel üks kord. Siis kuna tegelikult minu ja Karu siis ühine sükene kogemus tuligi tegelikult, ma nüüd jagan natuke taustalugu ka, et ma soovitan esiteks kõigil Nipernaadi reisidega käia igal pool, sest et minul oligi niimoodi, et mu siis hea sõber Ragnar oli siis ma ei tea, kas ta oli juba teiega midagi teinud, vist mingi kuskil oli käinud ja me oleme nagu ammu sõbrad olnud ja siis mõtlesimegi, et kuule, et aga teeks siis mingisuguse ühise aktiivse reisiga koos. Ja siis tead, see oli mingisugune suve lõpp, kus ta rääkis, meil tegelikult oligi minek järgmise aastal siis juulikuus, enam-vähem ütle, et võib-olla oktoobris tegelikult rääkis mulle, et järgmine aasta juulikuus on minek, et kas Pekki otsa, mina mõtlen, et super matkama Gruusiasse, pole käinud, miks mitte, lähme on ja hakkab vaikselt mingi osamakseid seal maksma ja siis hakkab tulema üks talvisel ajal tuleb siis kõigepealt tulevad nõuded mingisugustele koolitustele, siis tuleb niimoodi, et tuleb järsku üks, et ma mäletan, et tuleb mingi veebruari, märtsikuus tuleb niimoodi, et seljas terve A4, jalas ma vaatan seal listi ja ma hakkan mõtlema, et perse, kuhu see raks mind nagu... Vaatad oma riidekappi, ei, sealt ei vaata need asjad, vaatavad vastu matkapüksid ja sokid ja kõik on ju. Ja no see oli sellest kohta, et ma räägin, ma ütlen ausalt, ma ei süvenenud üldse, kuhu ma alla kirjutasin, 0. Ja ma hakkasin järsku, kuna see minu peas kõiki nende asjade välja ostmine ilmselgelt mega kallis on, siis ma hakkasin uurima enda sõprad, tuttavad, et võimalikult palju asju, mida saaks laenata. Sellega ka pull lugu, et matkakott, et ma vaatasin, või see magamiskott, et ma vaatasin, et meil seal mingi enam-vähem 0 ligidale võib-olla kukub öösel ja vaatasin, et mul on see kuni miinus, ma ei tea, 10 või 15, kuule super, mul on sellega idekas ja selle juurde jõuame. Aga ühesõnaga siis nii see oli, siis hakkas nagu järjest reaalsuskontroll nagu rohkem kohale jõudma, siis kui ma hakkasin mingit sõpradega rääkima ka, et ma nüüd lähen, siis kõik on niimoodi, et see on ikka päris nagu asjalik. Et siis ma mingi, et kus varem käinud oled, kuule suusatamas paar korda seal Austrias niisama on. Munamägi, jah, aga selles suhtes küll, et võib-olla minu see emotsiooni pealt otsuse langetamine on sükene asi, see oli sükene reis, mis jääb mulle elu lõpuni kindlasti meelde, see on üks suurimaid saavutusi eales, mis ma olen kunagi teinud.
aga see oli siuke nagu täitsa niimoodi ehku pealt minek, et uskmatu. Ma mäletan, kui me ütlesime, ülihea pull oli Raksiga see, et jõudsime lennujaama, hakkan siis vaatama järsku, et nagu, et kui palju nagu või noh, et kes need inimesed on, kellega seal kaasa on, vaatad, igal teisel on Facebooki profiilipilt on mägedes. Mul oli lihtsalt kokku laenatud mingisugused asjad on ju siuke lõpuni välja, ma polnud mitte ükski päev kindel selles üldse, et kas ma tippu jõuan, kas mul on kõik asjad olemas, lihtsalt nagu kuidagi proovid rahulikuks jääda ja minna selle asjaga kaasa. Jumal, kui me jõudsime sinna mäe alla veel, siis ma avastasin, et mul pole mütsi kaasas, mul oli ainult ühed kindad, teistel jutu käigust välja kõigil 3 paari kindeid asju. Noh, ja siis oligi tegelikult esimene see öö, kui me siis seal Kaspeki mäe peal siis noh, veel seal, kui muru oli maas ja hobused jooksid ringi, eks ju, väga maagiline ja väga nagu ilus kogu see miljöö ja kõik see, mis seal oli, kus me olime, aga mäletan, et seal esimene öö, ma ei tea, kas sa mäletad, ma sain külma juba, ma hakkasin vaikselt rääkima, et fuck küll, kõigil oli nii nagu magad ilma riieteta, mul oli seal mäe all külm juba, saad aru. Ja siis mõtled, et ma noh, ei julgenud nagu kellegagi rääkida ka midagi, vaata, noh, siis läksime üles, siis tuli see, et kuna tegelikult meil jooksis üli halvasti see, et ma ei jõudnudki selle talvist koolitust teha, sest et ühel ma jäin haigeks ja teine ma olin reisil ja rohkem suve või talvel ei toimunudki neid. Ja siis oli niimoodi, et siis noh, päev enne seal ma mäletan, tulin sinu juurde, et kuule, et meil homme on see liustik on, et kuidas need kassid jalga käivad, et ma nagu lolli olukord. Selle üle on ikka viisakalt. Et lolli olukord ei jää, on ja. Aga õnneks mulle väga meeldis see, et nagu et saad matkajuhina küll no ülihea, sest et noh, said noh, kuna ilmselt võib-olla sellest ka, et ma ei olnud ise närviline, eks ju, ja nagu ma olin hästi suure õpiimuga, selles suhtes, et ma noh, kindlasti tahtnud ise ka, et minu taha midagi jääks. Õpiimu või see on see ellujäämissoov on see lõpuks vist. sellest inspireeritud õpihimu. Aga jah, et üritasin selle võimalikult vähe kellelegi jalgu jääda, lihtsalt nagu asjaga kurjust käia, siis kui ma kuulsin, et mäletan seal Imrel või sellele, tema üldsegi kotti jõudnud kohale, et kui üks vend ilma kotiti, siis see nagu tõi natuke, noh, mul oli väga kahju tast, aga nagu pingeid maha, et okei, Jesus, tema peab kuidagi hakkama saama, küll siis kuidagi hakkama saama, et noh, et karu surub meid edasi vaata, et siis lähme kõik koos on ju, et kogu aeg oli siuke, et olukord, ma ei teadnud ükski päev, mis mind ees ootab, siis nagu hea meelestatus ja seal baaslaagrisse jõudsime, eks ju. Sa äkki mäletad, kas see 3200 peal või? Jah. Jah, eks. Siis olime seal, siis tegime esimesed need aklimati ja siis mingisugused köieskõnnid ja asjad, mis me seal iga päev tegime, et seal me veetsime, noh, pidin vist veetma äkki 2 või 3 ööd, lõpuks veetsime 4 või 5 ööd, eks ju. Seal oli siis minu suurel sõbral Ragnar hakkas paha olla, tema saadeti koju, ta veel enam-vähem, noh, endal on paha olla veel, siis enam-vähem juba saadab mulle sõnumeid, et kus ta läheb, et valisid mingisuguse basseiniga hotelli ja motivatsioonilaks on. Ja täpselt, et kurat küll, et meil pole siis sooja vett, meil pole WC-d, sa käid kuradi kivi taga öösel, käid seal vetsus, eks ju. Noh, ühisruum on siuke, et ajast ja arust ümber ringi, noh, anna andeks, aga tegelikult noh, meie sats oli lõppkokkuvõttes vedas, jumala normaalne, aga no ümber ringi olid ju kuradi murjamid ja venesed ja kuidagi siuke nagu väga veider. Mul ma ei tea, kas sa tead, mul varastati need kepid ära seal, siis midagi seal juhtus veel, ei mäletagi. Ühesõnaga jah, olime seal ja siis mul muidugi läks kõht lahti, kohas, kus pole WC-dega sooja vett, üliropp. Siis kui me tegime seda kõigest kõndi, kui läksime tegema, siis enne tegime mingid sõlme, vaatasime kõigile, et oleks need sõlmed selged, eks ju, sa panid mind veel viimase köiskonna viimaseks vennaks, ilmselt ma just nii raske, sest et noh, kogemuste peale ei saanud seal välja mängida. Või siis ma teadsin, mis su kõht teeb. Et selles suhtes, et ma pidasin ise nagu videoblogi ka, sest et ma tegin niimoodi, et ma võtsin interneti, võtsin välja, et ma kordagi nagu netis ei olnud, tegin siukse väikse nagu detoxi. Kahjuks mul jätsin raamatu ka maha, eks oligi nii, et kui ma olin seal oma telgis, siis mul oligi noh, loodusjäljed ja mina vaata. Ja see oli nagu siuke hästi nagu maa peale tagasi toob kogemus tõesti, et sul noh, kõik need mugavust võetakse ära ja siis oled seal ja ongi lihtsalt siuke ellu jäämine. Aga jah, ma võib-olla vähe kommentaariks veel, et see Kaspeki tõus oli nagu võib-olla tavalisest oluliselt keerulisem, sest see ilm oli selline, et noh, ilm ei lasknud tegelikult teha meil seda, mida me tahtsime teha. Ja me ju tegime proovitõusu kogu seda treeningut mingi imeliku, no umbes, et lumesadu lõppes, lähme nüüd püüame mingid tunnid teha, eks, et meil oli nagu selle ettevalmistavas osas oli, tegelikult oli ilm, nagu üldse ei tahtnud koostööd teha. Et noh, hobuste juures oli tore ööbida, on ju, aga edasi tuli nagu suhteliselt raske periood ja ütleme, ega ta vaimule väga lihtne ei ole, on ju, et ja noh, kui sa veel ei tea ka, mis sind ees ootab,
et noh, mingid vennad istuvad, pööritavad pöidlad ja äkki, no nii, aga lähme nüüd siis teeme nagu 5 tundi 5000 peale, on ju, oota, mis asja. No jah, siis tuli minna, ma räägin, ma olin nagu kuradi kogu aeg valmis ja ei teadnud kunagi, mida ees võtta. Ja ütleme, et see, ütleme, võib-olla ongi nagu siukene raske, kus sa pead ennast nagu mägede järgi painutama ja sa ei saa seda teha nii, nagu sa oled planeerinud, et kõik see tuleb kuskilt sa suudad leida selle tee, kuidas painutada. Aga noh, kui sa meenutad tipuööd, siis tegelikult me nagu oma kannatused kannatasime ära ja kui läks tipu tegemiseks, eks ole, tulid ka naeratused. Absoluutselt. Võib-olla veel see, et tegelikult see magamiskoti lugu, et ma olin tõesti alla andmas. Kui Mikk ei oleks jäänud haigeks või ma ei tea, haigeks vaata ja ma ei oleks saanud tema seda magamiskotti endale. Päris magamiskotti. Ma magasin fucking soki sees põhimõtteliselt. Mul oli kõik riided seljas, mul oli 5 kihti riided ja mäletan, mul õdisen üks öösel mõtlen, fuck, see ei ole normaalne vaata. Et ma mõtlesingi, et järgmine päev ma tulen ja räägin suga. Et nagu nüüd, mul on nii külm nagu, ma ei suuda magada. Ja siis Mikk ja see raksid haigeks, mul oli kohe pirni põlema, ma ütlesin sulle, kuule, kui vähegi võimalik, vaata uuri, et kui läheb, ma ei taha suruda, kui läheb, ma tahan see magamiskott endale vaata. Jesus, kui ma sinna sisse sain, see oli nii mõnus. Neil olid mingi miinus, ma ei tea, 40 kraadi need magamiskotid. Ma isegi täpselt ei mäleta, mis neil oli, aga ma arvan, et seal neil oli nagu päris magamiskott ja sinu oma oli siis nagu mitte päris. Absoluutselt mitte aga päris. Selge on see, et ega kui noh, me võime rääkida küll, et noh, et ma ei tea, kellel on fansimad asjad ja nii ja naa, aga nagu mägede puhul on ikkagi, noh, sa kuni mingi hetkeni sa võid nagu suhteliselt suvaliste asjadega käia, aga mingist hetkest sa pead ikkagi endale korraliku varustuse ostma, et midagi ei ole teha, et kui sa seal öösel ei maga, sa ei puhka välja, okei, ühe öö võid seal seda tralli teha, noh, tuleb teine öö, jälle ei puhka, siis midagi ei ole teha, sa lihtsalt sul organism ütleb üles ja ongi alla minek, et teinekord lihtsalt see nii-öelda tõsiasi, et sul on see õige varustus olemas, annab sulle võimaluse, et okei, oskustega on natuke nii ja naa, aga vähemalt mul on asjad olemas, on ju. Et mägedes võib-olla nagu öeldakse ka, et sa suudad korraga tegeleda nagu ühe murega. Et kui sul on nagu kõik muud asjad hästi, aklimatiga on vaja tegeleda, siis on sul jõudu aklimatiga tegeleda. Kui sa pead tegelema aklimatiga, sa oled magamata, söömata, energiat ei ole, siis on 3 asja, millega sa pead tegelema ja see on juba liiga palju, et sa seda nagu enam nii lihtsalt ära ei handli. Et see sama toimub täpselt ka Everestile, et kui sa lähed Everestile, sa oled endast kindel, sul on varustus olemas, oskused olemas, siis sa tegelikult tegeled aklimatiga. Aga kas sa meie satsi puhul teadsid, et kõik ei jõua tippu alguses? Sest meil tegelikult 3 inimestest lõpuks jõudnud või 4? Jah, ma selles mõttes, et üldiselt on niimoodi, et seda, et kogu grupp 100% jõuab, et see on nagu natukene nagu lotovõit ka. Ja see isegi ei sõltu sellest, et nüüd kõik umbes, et nüüd algajad kindlasti ei saa edasi jõudnud saavad, et seal teinekord praagitakse väga kõvasid vendasid välja. Ja see kogu see tippudesse jõudmine on ikkagi natukene nagu ka siuke loto, et sul peab olema nii-öelda tervis korras, eks, et sa ei tohi, ma ei tea, jalga rumalasti kuskil välja väänata, kõht ei tohi lahti olla, öösel ei tohi, ma ei tea, kogemata külma saada, on ju, noh, siuksed pisiksed asjad, sa pead olema hästi maganud, söönud, puhanud, on ju, et noh, menüüs ei tohi olla, ma ei tea, mis iganes asi, mida sa ei söö, siis sul õhtul ei saa energiat, järgmine päev ei jõua, on ju. Ja lõpuks sul peab olema ikkagi endal nagu vaimselt ja võib-olla sinule endale ka siuke päev, et sa tunned, et ma nagu täna lähen tippu. Mitte niimoodi, et mul on nagu 2 kuu kõige murelikum päev ja nagu mul on mingi 0 tunnet, et ma tahan minna. Aga see on üliaus point, sest no muidugi need kõik asjad, mis sa nimetasid, kõik mul olid. Mul oli kõht lahti, mul oli külmet saigus seal vaata on ja ma käisid need hüppeliigesed ka lõpuks seal väljas, kui ma pärast alla tulin, siis ma tulingi Taavi ja ma ei mäleta, mis see teise venna nimi oli. Aga ühesõnaga nendega koos, sa tulid natuke rahulikumalt, tulid teistega koos, ma panin nende tempos nagu alla, mul käisid, noh, mul olid head saapad, mul käisid hüpekad, laks, igati pidi, raksaki, aga kuidagi paid edasi, midagi juhtunud, et sain nendega alla, aga see tipuöö, siis ma tundsin, davai, nagu ma olen valmis, et nagu mõtlesin, miks ma siia tulin, miks ma siia nagu olen kogu selle nii-öelda pasa alla neelanud, vaata, et nüüd ma olen nagu valmis ja
ja selle tipupäeval nagu ma tundsin ka ennast nagu selles suhtes nagu nii-öelda kõige paremini. Võib-olla sa ütlesid vaata enne selle Mount Everesti puhul ka, et nagu, et ma lihtsalt ei meelde, et sa ütlesid, et sa käid seal ära nii, et sa ei mäleta. Kas see on päris asi, et kas see võibki olla niimoodi, et sest et mu enda kogemus oli, kui me hakkasime alla tulema sealt, et noh, jah, et me läksime sealt üles, eks ju, kõik see, et me tippu tõusime äkki, ma ei tea, 8 tundi on ja käisime seal üleval ära, siis hakkasime alla tulema. Siis kui me alla tulime, siis hakkas päike ka kütma, eks ju, ja ma mäletan, ma jäime selle valge, sa ütlesid selle praepann selle kohta midagi on, et igal pool on lihtsalt üleni valge, see on nii naljakas tunne, sa nagu, ma ei ole mitte kusagil mujal siukses kohas nagu olnud, kus su keskkond on, et no kõik valge, sul on maa, taevas, sul on kõik on nagu täiesti valge nagu. Ja siis uskmatult ilusad pildid on ka sealt tehtud, aga ma mäletan, et kui me tegime alla tulles esimese pausi, siis selleks hetkeks ma võtsin lonksu juua ja süüa, ja siis mul tuli nagu mõistus tagasi ja ma sain aru, et viimase pool tundi ma tegelikult ei teadnud, kus ma olin. Ma lihtsalt nagu tuikusin jalg jala ette ja ma olen mõelnud tagant järele, et ma ei tea, miks see oli nii. Et ma arvan, et seal on ikkagi natukene kõrgust, siis sa oled sisuliselt öö magamata. See, et sa õhtul ikkagi mingid tunnid magad, on väga abiks, aga suures pildis oled sa ikkagi öö magamata. Siis sul nii-öelda energialevel on maas, on ju, siis sa oled vähe söönud, vähe joonud, on ju, sa kulutad tuhandeid ja tuhandeid kaloreid ja tagasi sööd võib-olla 200, on ju. Ja siis on palav, raske, kõik selle kompoti paned kokku ja see ongi nagu natukene võib-olla siuke eeldabki sult siuksi üliinimlikku pingutust. Et see ei ole nagu küll mingisugune, võib-olla üliinimlik on natuke vale sõna, aga see ei ole see pingutus, mida su organism on harjunud tegema. Et sa ikkagi ületad igasugused jooned, mitte et see nüüd peaks olema ohtlik ja nii edasi, aga sa oled nagu oma nii-öelda harjumuspärase mugavustsooni oled nagu koju unustanud. Sellest ei ole juttu üldse, et sa oled nii palju üle punase joone, et su lihtsalt organism, ta ei oskagi sellega midagi hakata pihta ja siis ta teinekord nii-öelda teebki seda, et ta kind of läheb nagu magama ja siis sa kõnnid, vaatad kellegi kandu ja kõnnid ja kui ta on veel kõik on valge ka, siis sa peaaegu jääd magama ja see võib-olla natuke tuleb ka sellest, et su organism, tal lihtsalt ei ole ka seda energiat ja jõudu nagu tegeleda seda ja siis ta nagu, ma ei teagi, nagu natuke nagu läheb ära magama ja siis ongi siuke tunne, et kus ma nüüd olen, miks ma olen, mis ma tegin, on ju, ja seda juhtub ka tippudes ja kui sul on veel aklimatt kehva, siis ma ütlen, kõige nagu koledam mägi nagu tipu mõistes, õigemini nagu selle tegevuste osas, mis tipus toimub, on selgelt Kilimanjaro. Et sinna viiaks inimesi, kellel on juba 5000 peal on nii halb, et ta võiks tegelikult kohe tagasi minna, mitte hakata üles ronima. 5,5 peal pannakse tal hapnikubaloon ka veel külge, et ikkagi tipi kätte saaks, et me peame tippu minema. Ja need vennad istuvad seal tipus niimoodi, et ma arvan, et nad ei saa aru, kes nad on, miks nad on. No enam-vähem üks hoiab enam-vähem pead püsti ja teine teeb piltidest, on ju, et pärast on näidata, et kuule, me olime koos tipus ja nagu $300 oleks veel vaja, on ju. Et need vennad sealt ei tule mitte midagi, sul on null mälestust, sulle midagi, pole ühtegi asja, mis meeldis, tipupilt on ka, et parem kui sõpradele ei näita, on ju, et tõenäoliselt võiks neid hommikul peale ööklubi teha kella 6 hommikul, et lihtsalt, et see teinekord on nagu jube kole, mis toimub seal ja see, et tõesti inimesed võib-olla, su fookus on ka nii mujal, et sa tegeled nagu viimase mingi energia kokku kraapimisega, kõndimisega, et siis unustataksegi natukene ära see ringi vaatamine. Aga kui sa oled nagu, minu võib-olla enda näide on ka see, et kui ma käisin 5. mäena Kilimanjaro tipus, siis ma nagu ma ütlesin, et ma olin kõige kiirem mees mäe peal, on ju, mul oli lihtsalt nii külm, et mul oli valida, kas tippu enam-vähem jooksuga, siis termost tühjaks juua ja sealt jooksuga alla minna, või siis minna tagasi telki. Et ma valisin selle, et lähme enam-vähem nagu jooksuga, ma olin tipus päikse tõusu eelselt, ma kannatasin pidulikult ära, kuni päike tõusis, tegin pildi, tulin ära, see pilt on siuke väriseva käega, aga siiski. Ja ma käisin Kilimanjarol järgmine kord täpselt 100 tippu hiljem. 105 tipp oli Kilimanjaro ja siis ma käisin seal grupijuhina, vaatad inimesele otsa, sa vist tahaksid natuke juua, kahtlustan, vett.
ja võtad nagu vett põues, sa tead, et tal on nagu kõike magusat söönud, et ta nüüd on see koht, kus ta tahab lihtsalt vette, ei midagi magusat, eks. Et sul tekib see aeg, kus ringi vaadata ja kui ma võtan nüüd veel edasi, et ma ronisin ka see aastavahetus Kilimanjarot, ma ei tea, mitmes see täpselt oli, aga no ütleme 590, 580, no umbes niiviisi. Et ma mäletan, kuidas ma siis kõndisin kõige ees, otsisid head kohta, kus pilti teha, ootasid grupi, tegid ilusat pilti, patsutasid õlale, andsid kommid, toimetasid, et lihtsalt see mingi hetk, kui sul on see kogemus, kõik see olemas, siis sa naudid neid hoopis teistmoodi. Ja siis ei ole enam need asjad kuskil nagu ehku peal. Sa tead väga täpselt, mis sa teed, miks sa teed, kuidas sa teed, millal sa teed. Ja vaata, siis ongi see nii-öelda nauding ja mida rohkem sa suudad võib-olla seda ostkust ka natukene nagu lihtsamale inimesele edasi anda, seda parem, et teinekord piisab ka sellest, kui sa ütledki, et peame nüüd kinni, vaatame korra ringi, on ju. Väike lonks, väike söök ja inimestel tuleb meelde, kuulge, ma olen ikkagi ka spekil, on ju. Ja, ei, seda sa tegid kõike suurepäraselt, et jah, et sa hoolitsid nagu kogu grupi eest üli hästi ja mulle väga-väga meeldis suga käia, et selles suhtes ei oska küll midagi ette heita, et ainult ülimalt head sõnad. Mäletan, kui me tulime alla veel, siis mingid inimesed, kes läksid ülesse, nagu ma olime juba mingisugune 1,5 või 2 tundi alla tulnud ja vaatad neid, kui väsinud on, mõtled, hell no, sa ei jõua. Ei juhtu, täna ei juhtu. Ja, et sa võid veel minna natuke, aga sa... Ega see on ka nagu üks põhjus, mina isiklikult, ma ei ole hommiku inimene. Ma neid... kõik need mäed, kus ma pean vara ärkama, ma tunnen, et need ei ole minu mäed, aga midagi ei ole teha, sa pead ärkama. Palav juba, kui nad läksid ülesse. Ja see ongi see, teinekord ma mõtlen, et tule taevas appi, kui ma peaksin nüüd siin selles keskpäeva palavuses olema nagu alles poole tõusu peal. Jopt või Mats. Et ajage mind ülesse kell 3 ja let's go. Et see on kindlasti paljudele väga raske see, et ma tulen külmast telgist, lähen veel külmemasse kohta. No me läksimegi süda öösel startisime, vaata. Aga ma mõtlen veel, kui me alla tulime, siis minu ees kõndis mingi tütarlaps, kes oli kindlasti mingi 30 kilo või 20-30 kilo minust kergem ja vaatan, ta kõnnib lume peal, ma vajun iga samm järsku nagu põlvis saati läbi. Mul olid juba pusa veel, see oli siuke huvitav aeg ja siis mäletan, vaata kusagil tekkis siuke natukene siuke ärev olukord ka, kui see kivivaring tuli nagu. Ja siis meil oli seal ka, et siis Gunnar on ka selle ees, kui mina olin viimase selle nii-öelda nöörkonna siis viimane ka, siis Gunnar karb seal, kuule, nüüd pole aega seista, nüüd hakkab minema. Ja siis me jäime lumelõhedest rääkinud ja ühe nägin lõpuks ära ka, kus me pidime sealt nagu üle hüppama, et kui ma vaatasin seda, kuidas siis Gunnar käis Mount Everesti otsas seal, kas ma ei mäleta, kas Sherpa või mingi matkajaga kukkus 30 meetri sügavusele lumelõhesse, see, mis ma nägin, tundus juba sügav, ma pakun, et see 5-8 on ju, et niimoodi on väga raske nagu hinnata, aga 30 meetrit ja see vend tuli elusalt välja ka veel sealt nagu. Ja ärgme unustame, et see 8 meetrit lõhet on sisuliselt 2,5 korruseline maja. Jõhker. Ja sügavamad lõhed teinekord, kui sa neid, sa võib-olla neid ületa, aga sa saad sisse vaadata teinekord ja need on ka 100-150 meetrit. Ja paremad lõhed Everestil on 4 redeliga, ehk siis need alumiiniumredelid, mida me tavaliselt näeme, kuidas nii-öelda ehitusmehed Tiit ja Teet sellega ronivad, on ju. Et sa võtad 4 sellist alumiiniumredelit, need seotakse mingisuguse wannabe köiega kokku, tekitatakse sild üle lõhe ja sealt sa vaatad 50 meetrit alla kuhugi ja see kõik on siuke natuke õõtsub sinna poole, natuke on sinna tänna pendlis viltu, et need Everesti redelid on ka siuke nagu ikkagi maailma tuntud kaubamärk, et Manaslul oli praegu ainult üks lõhe ühese redeliga nagu tundus lihtne, kuigi seal nii mõnigi vend võttis ikkagi nagu Everesti asendi sisse, et nüüd on nagu elu tipphetk. Everesti asendi sisse. Et selles mõttes, et see redel ületamine nagu on siuke täitsa teine tunne, sest midagi ei ole teha. Kassid ja redel, see on nagu kõige nagu ebasobilikum kombo ja
ja kui sa oled veel nagu eriti nagu tubli, siis on võimalik need kassid sinna täiesti niimoodi kinni astuda, et see esikihvade vahel on, ta on niimoodi kinni, et sa pead need kassid jalast ära võtma või tuled koos redeliga sealt maha. Ja no ma ei tea, kas sa tahad seal keskmise redeli peal olles 50 meetrit alla ja siis hakkad seal kassi ära võtma nagu. Ei, selle olukorra peale ei taha mõeldagi. Ma ka mitte. Aga jah, et võib-olla tagantjärele hüüdena nagu ma olen üliõnnelik, et see reis just sinuga oli, ma olen üliõnnelik, et Raks tegelikult mind kutsus sinna, ma olen üliõnnelik, et ma seal tipus ära käisin, väga positiivsete emotsioonidega, sest oligi täpselt tipupäeval, mul oli ikkagi väga hea enestunne lõpuks, mul on kurad hea meel, et ma seda videopäevikut pidasin, ma pidasin seda nagu vanematele näidata, sest et tol hetkel iga kord mõtlesin, fuck, ma ei viitsi, ma olen nii õnnetu välja siin, või nagu selles suhtes, et mul oli raske olla vaata vahepeal. Nüüd vaatad sükse helgimusega tagasi, et nagu mega, et see nagu kõik süke jäädvustus on ja kus see veel võib-olla viimane asi, et sellest, et kui ma sealt reisilt tagasi tulin, on ju, ma nagu käin võrdlemisi palju reisimas, võib-olla, ma ei tea, 5-6 korda aastas, eks ju, siis toin sealt reisilt tagasi, oli esimene reis, kus ma maandusin, ma kutsusin oma isal nagu järele, vanemad on veel lahutatud, me läksime koos sööma 3 ja ma räägin neile, sellest reisist näitan pilte niimoodi on ja siis nagu kuidagi ma ei oska öelda, mul oli nagu nii hea meel neid näha vaata või nagu rääkida, et ei kujuta ette, mis ma just läbi elasin, vaata, et nagu siis lähedki koju ja mõtled, see on oma auto ja soe vesi ja need sa küll harjud ülikiirelt jälle nendega ära, aga see on nii, sa tood nii maa peale tagasi ikkagi selle reisiga. Aga seda öeldakse ka, et kui sa ikkagi natuke pikemalt ekspeditsioonilt või siis nii-öelda matkalt tuled, et tavaliselt on siuke 2 nädalat, et see toob inimesed nagu niimoodi tagasi maa peale, et kui muidu sul võileib kukub puhta köögi põranda peale maha, ei, prügikasti, seda enam ei söö, siis ei ole mitte 3 sekundi reegel, vaid on 2 minuti reegel, las ta olla seal, teen endale kohviga valmis ja siis see on edasi, et sa tuled nagu täiesti tavalisse maailma tagasi, sa saad aru, milline luksus sul on tegelikult siin antud elada ja teistpidi sa võib-olla ka saad aru, kui vähe sul on vaja selleks, et ka elu nagu nautida. Et sa ei pea käima iga päev mingis ulmelises restoranis, sa ei pea ostma endale 2 korda nädalas uusi riideid, kandma neid 1 kord ja ära viskama, et see elu sul ei ole neid asju vaja, et sa palju nagu lihtsamalt ja palju rohkem saad sa võib-olla nagu panustada ka siukestesse kogemustesse ja võib-olla nendesse hetkedesse, kus sul tõesti sõber ütleb, et lähme ja sa ütledki jah ja pärast mõtled, kuhu sa läksid, et teinekord siuksed koos tehtud otsused ja nii-öelda kogemused ja elamused on ikkagi hoopis teisest kategooriast, kuigi raske tuleb valmistuda, seda magusam. Seda magusam. Siis sooviks võib-olla mingit head raamatu soovitust sinust, Gunnar? On siuke raamat, mida ma julgeks soovitada, Bill Perkins on selle kirjutanud ja see raamatu pealkiri on siis Suren nullina. Ma autori järgi ei tundnud ära, aga ma olen seda raamatut lugenud, räägi edasi. Et see natukene ka räägib seda sama lugu, et kui sa oled 80, sul on kontodel kuhjad peal, siis sa ei saa paljusid asju enam elus teha. Et sa peaksid siis elama oma elu selliselt, et sa maksimeerid siis seda kasumlikkust, mida sa elult saad. Ja et see ongi su erinevatel eluetappidel erinev, et sa erinevatel eluetappidel teedki erinevaid asju ja sa peaksid siis kõike seda tegema niimoodi, et su kontoseis oleks lõpuks enam-vähem nulli lähedal ja see ongi see, kuidas sa võiksid seda vaadata, et sul ei ole mõtet käia nagu käin tööl ja siis avastan 80-selt, et tööl käimine on tapnud põlveseljad, kõik muud asjad ja tegelikult ma ei saagi enam mitte midagi teha ja sellega nüüd lõpebki asi. Mingid kogemused on lihtsalt nagu varemas eas nii palju suurema kaalukausiga isegi kui jah. Ja selge on see, et kui sa võib-olla ülikooli lähed, siis sul ei olegi kõiki võimalusi, et need võimalused tuleb ka välja teenida ja et see on, elu ongi nagu mingisugused elamused ja me ei ole nagu ainult siis mõeldud ja loodud ka elama siukses betoonkuningriigis, vaatama ainult suuremaid, väiksemaid ekraane ja paluma siis, ma ei teagi, AI-l midagi teha ja nii edasi, et me peame minema ise reaalselt õue tegema midagi ja
ja see ei pea olema nagu päris Everest, see võib olla ka sinu väike Everest, oluliselt väiksem, oluliselt lihtsam, aga see on mingi sinu eesmärk, mingid elamused, mille sa sealt saad, sinu sõbrad, kellega koos sa seda koged ja noh, need on need asjad, mida me tegelikult ajame elus taga. Mitte seda, et kellel on ägedam kontoseis ja noh, mis sa selle kontoseisuga teed, kui sul lõpuks pole tervist või hoopis hullem oled nii-öelda puidust majakesse pandud ja maa alla sellega pistetud, et keda seal su kontoseis huvitab. Siis meil on mingisugused küsimused ka, mis tulid sotsiaalmeediast. Ehk siis nende puhul proovime siis samamoodi pigem küsimus-vastus lahenduse leida. Et mis on terve retke jooksul kõige raskem? Ma saan aru, et kuna ma ei ole neid parandalik küsimus, ma arvan, et ta mõtles seda Mount Everesti, et me natuke juba puudutasime seda. No ma arvan, et nii nagu sul oli Kaspekil, et minul on nagu, mul on igal juhul lihtsam liikuda, mitte nagu passida. 3. päev passida telgi silma niimoodi, et sa ei saa mõnikord ka telgist välja minna, on nagu jube piin nagu. No, esimene päev voldid oma riideid kokku, tõstad ühest kuhjast teise kuhja, mis teine päev teed? Mis 3. päev on täiesti hullu maja juba, et see mitte midagi tegemine on alati nagu ülihull, et kui meil on nagu kodus võib-olla tihe tööperiood, me mõtleme, et tuleks ainult laupäev, ma saaks nagu mitte midagi teha. Okei, tulebki see laupäev ja sa oled seal 1 päeva ära, siis ole veel 4 päeva. Noh, 4 laupäeva keegi ei taha järjest. Ja ole nii, et sul pole sooja vett, WC-d ja mitte. Ja, et piisab nagu ühest, et see passimine ja ootamine ja see on nagu hästi, hästi raske ja mulle on ka see raske. Kas sul tekib ka kunagi mäehaigust? See ikka tekib, ei ole mina ega keegi teine selle vastu kaitstud, aga seda on võimalik või selle tekkimist on võimalik olulisel määral ennetada, kui sa nii-öelda tõusu võtad mõistlikus tempos ja noh, teine, mis ka minu puhul kindlasti töötab, on see, et sul on nagu mingi kogemus tekkinud, sa tead, kuidas sina tohid seda teha ja see sama jutt, millest me kunagi hästi alguses ka rääkisime, et kui sul vaim on rahulik, organism on rahulik ja sul on ka piisav treenitus, siis sa annad kõik võimaliku energia organismile selleks, et ta saab seda kulutada aklimatiseerumisele. Mitte, et ma unustasin trenni minna ja mind tuleb järele vedada ja mitte, et ma ei oska midagi, ma olen närvis, kust ma saan, mida ma nüüd tegema pean. Et see kõik kulutab energiat ja öeldakse, et isegi kuni 22% suudab meie aju kulutada muretsemise peale energiat, nii et kujutame ette, et see 22% on võimalik panna siis aklimatiseerumisele. Kas tulevikus näed ennast elamas mägisemas riigis? Ma ei ole ausalt öeldes kunagi mõelnud, et ma tahaks Eestist ära kolida. Kui keegi ütleb, et ma peaksin kuhugi kolima, siis ma ilmselt koliks kuhugi Alpide keskele. Aga mul siukest plaani ei ole ja ma väga loodan, et mul on võimalik piisavalt mägistes kohtades ka tulevikus käia niimoodi, et ma saaksin alati tulla nii-öelda kodumaale tagasi ja nautida võib-olla seda mägede puudumist vahelduseks, et ma täna kindlasti ei ütle, et ma tunnen, et mul oleks Eestis midagi puudu, et ma peaks kolima mägedele lähemale, et mul sellist tunnet ei ole ja ma ei ole ka siukest mõtet nagu mõelnud. See ei ole veel isegi Tallinna kui kõrgema tipuotus käinud. Ja sinna ei soovikski elama kolida. Suurim õnnetus või vigastus mäel? Ma arvan, et minul endal on ikkagi, ma ei ole nagu mäel midagi nagu ära murdnud endal, ma ei ole endal mingeid asju nagu välja väänanud. Kõige suurem lend, mis ma olen teinud, oli, ütleme, on kuskil 10-15 meetri vahele vabat langemist, kolaki siukse kruusasele karniisile maha ja ma ei murdnud midagi ära. 10-15 vaba langemist. Ja mingi trikiga ma ei saanud nagu absoluutselt põrutada. Ma ennem sain veel siukse 100-kilose kiviga vastu pead, mis lõi mu kiivri nagu pikkupidi pooleks. Et ma pärast kallist Šveitsi külas Zermattist ostsin hea meelega kalli kiivri asemele, üldse ei muretsenud raha pärast. Me kukkusime, me jäime mõlemad karniisile mingil põhjusel seisma. Mul oli pükstes oli siis väike siuke kriips tekkinud, väike auk. Prillisang oli ära paindunud.
kiiver oli siis sellest kivist pooleks ja sellega siis meil 2 peale kõik vigastused lõppesid. Nagu üliõnnelik õnnetus. Ja kui seda karniisi seal all ei oleks olnud, sealt oleks veel 200 meetrit minna olnud ja siis sa istuksid siin praegu tühja diivaniga, räägiksid täiesti ustmatu. Et väga õnnelik õnnetus ja täitsa siuksest kohast, kus seda kunagi ei oota. Aga ma ei ole ise katki läinud mägedes, aga Everesti näitel inimesi, kes Everestil jäid, olen näinud ja midagi ei ole teha, mägedes asju juhtub ja nii-öelda murtakse luid, tehakse võib-olla ka verepulma. Neid asju juhtub ja väga paljud need asjad ei ole nii, et see juhtub algajaga, vaid need juhtuvadki nagu täiesti tühjast kohast lihtsalt juhtuvad. Et lõpuks me oleme lihtsalt väiksed inimesed ja kas või samad kassid jalas, kassidega komistada teise kassi otsa, kass jääb kuhugi väikse kivi taha kinni, hüppeliigest väänata, murda. Kõik selles mõttes, et need on teoorias hästi lihtsalt juhtuvad asjad, aga kui me piisavalt kontsentreerume, tegeleme nagu sellega, millega me peame tegelema, siis neid asju väga sageli ei juhtu. Aga selge on see, et mägedes sa oled ikkagi oluliselt keerulisemas keskkonnas kui, ma ei teagi, spordiklubis või jalgpalliväljakul, kuigi ma arvan, et jalgpalliväljaku statistika on palju hullem kui mägedes, et seal need asju läheb palju rohkem katki, aga ma ise ei ole katki läinud, olen paaril korral õmblenud ja lahaseid ja sidumisi olen ka teinud, aga sellega on asi piirdunud, et õnneks ei ole nagu midagi väga halba juhtunud. Järgmises sektsioonis tuleb siis sul valida kas üks või teine, eks? See on nüüd mingid lisakommentaar ei ole. Ehk siis füüsiline valu või vaimne kurnatus? Füüsiline valu. Soe puder või energiakeel? Soe puder. Vaikiv keskendumine või pidev suhtlus koos matkajatega? 50-50. Oli üks. Vist suhtlemine matkajatega. Matkamine kuumas või külmas? Külmas. Tehniline ronimine või rahulik matkamine? Täna tehniline, aga võib-olla 6 aja pärast ütleks soe. Päikese tõus või päikese loojang? Pigem päikese loojang, aga tundub, et elus olen rohkem päikse tõuse näinud kui loojanguid. Sherpa abiga või ilma? Võimalusel ilma, aga abist ära ei ütle. Tipus veedetud hetk või mälestused baaslaagrist? Tipus veedetud hetk. Matkal kohtumine metsloomaga või silmitsi seismine tormise ilmaga? Tormine ilm. Kumb on olulisem, telk või matkasaabas? Matkasaabas. Aitäh sulle, Gunnar. Tõesti, suur aitäh ka Potikule, tänu kellele me oleme üldse siin ruumis ja saame seda episood läbi viia. Suur aitäh Nokole, et meie kurgud ära ei kuivaks, et vahepeal ikka saaks nii palju vahutada siin lõpuni välja. Siis kui teie soovite õla alla meie tegemistele, siis saate siis meiega koostööd teha või meiega ühendust võtta läbi meie kodulehe www.trueforest.com ja Gunnar jätta ma sind ka ilma tühjade käteta. Täna ongi meile õla alla pannud siis MyFitness ja ma saan aru, et sul on endal väga läbimõeldud kogu see varustus, millega sa käid, aga võib-olla äkki puudub sinu valikust just üks mõnus linna seljakott, nii et palun, see on sulle. Aitäh ja ma pean ütlema, et kui ma peaksin spordiklubisse minema, siis mul ilmselgelt on seal seda asjad puudu, nii et see sobib väga hästi spordiklubisse minekuks ja võib-olla peakski seal mõned tunnid käima nii-öelda tegema samme stepperil ja harjutama seda, kuidas oleks siis tõus spordiklubis. Vot, miks mitte. Suur aitäh sulle tulemast. Aitäh!